nii, aga naised tulevad ja neile siis seda puhku eespool. Rakvere rattamaraton läbi, võidukalt finišis. Ei olnud just väga veenva eduga? Oli natukene rajal tegemist rattaga, et ta vist otsustas, et ei saa nii lihtsalt läbi, et kõik korras püsib ja siis saime Liisaga kokku, aga tegelikult oli hea nagu temaga koos sõita, sest erinevalt nagu meestest me suutsime koos nagu tööd teha ka ja siis oli mõlemal nagu parem ja toredam. Kuidas muidu rada oli, et oli raske või selline täitsa mõnus? Ütleks, et põhisõidul oleks olnud ilmselt mõnusam, et ikkagi XXL-i peale neid singleid ikka tuli, aga sai hakkama. Et finišseitlust teil tegelikult väga ei toimunud, et tulid rahulikult finišis, aktsepteerisite esimest ja teist kohta, et kas te leppisite rajal kokku või tegelikult oli see selline ikkagi tugevam võttis esikoha? Eks see sõidu käigus nagu nii-öelda mõlema enesetunde pealt ja selle pealt, et kes kui palju nagu nii-öelda vedas, et selle käigus nagu kujunes välja ja mõlemad nagu aktsepteerisime seda lihtsalt ja otsustasime, et ei ole vaja ribadeks hakata ennast tõmbama. Aga stardis minnes läksite enam-vähem koos, et kus maal tegelikult see ratas siis juksima hakkas, et pani siin natuke kõhklema ka, et võib-olla ei saagi finišisse täna? Eks natukene nagu hirmutas küll. Tegelikult oli kuskil ma vahepeal kuulsin, et oli selline minut-kaks vahe ja siis hakkasidki mul nagu natuke need jamad pihta ja siis üks hetk oligi, et jäin paarist pundist maha ja siis olin Liisaga koos ja siis sealt õnneks nagu vähemalt üritasin väga ise ratast hoida ka ja kannatas ära, et panin küll korra külje maha, aga ei midagi muud nagu hullu. Ja nüüd edasi on paar nädalavahetust järjest maratone, 2 nädala pärast Eesti meistrivõistlused, täna võidukalt finišis ilmselt lähed kulla järgi? No eks kõik tahavad võita, et ise ka ikka. Nii et selles mõttes, et peab olema ikka kõrge eesmärk ja eks näis siis, kuidas läheb. Rõuge rada Haanjas ilmselt lihtne ei saa olema? Kindlasti mitte, et see ei ole minu meelest vist kunagi olnud lihtne.